ERR samamoodi, nad ei ole ju, ütleme, kõige selle uue meedia esirinna, selle arendamisega esirinnas, mitte kaugel sellest. No, ja mida sa siis kujutad ette? Siis sa kaotad ka sisu ära, mis sul veel oli asi, mis sind inimesi enda juures hoidis on ju. Nüüd on kõik see arendus toimub igal pool väljas. Ja ma ei kujuta ette, mismoodi nad selle kunagi endale nagu tagasi saavad ja seda kõik on ju näha ka, mis toimub näiteks kas või ütleme kui laiema pilti vaadata, et riiklikud institutsioonid ei tähenda ju tegelikult enam väga paljudes kohtades, kuni Ameerikani loomulikult välja, Ameerikast ka see kõik algus on saanud, eks ju. Uudiseid loetakse kusagilt, ma ei tea, kus paganama, mis kanaleid pidi. Põhimõtteliselt kuskilt urruaugust saadakse mingi totaalset valeinformatsiooni, eks ju. Levivad mingid, ma ise olen ka praegu Eesti ESO, okei, sa oled hea poiss, ja esoteerika on selline süütu selles mõttes asi, aga põhimõtteliselt on igasugused uued uudised asjad, kus levib informatsioon tänapäeval väga suurtele rahvahulkadele. No see on see üldine, et televisioon on asendunud YouTube'iga. Ja siis me jõuamegi, ja siis ongi see, eks ju, et siis imestatakse, et kurat, kuidas nüüd niimoodi on, et mingid lollid on parlamendis meil, kuidas nad sinna said? Väga lihtsalt, sest et sind keegi ei kuula enam, sa istud seal üksinda oma ette räägid, aga teised räägivad hulga paremate vahenditega ja paremat, võib-olla ka paremat juttu. Ütleme, kui uudiste puhul on see muidugi, ei ole see nii, aga selles mõttes ma olen sinuga täiesti nõus, et Eesti ESO on kindlasti parem kui uudiste saadet kuulata. Et siin on ikkagi päris asjad. No, jah. Aga ja sellega ja siis lõpuks hakkad mõtlema, et selle taga on ju ka meie mõistes nagu või meie tsivilisatsiooni vaenulikud tsivilisatsioonid, ma ei tea, Venemaa kurikarvane käsi on selle taga, ärge uskuge oma neid uudiseid, see on kõik valed, mis teile aetakse, näete, vaadake, meil on siin Russia Today, sealt saate teada, kuidas asjad tegelikult on. Ja nii lähebki, et palju õnne. Mina lihtsalt näen, et loomulikult see, et kaotati ära raadioga õhtune vöönd, ei ole nüüd siin maailma mastaabis. See ei ole Putini töö. Et ei, mingis mõttes võib öelda, et see on ka kurat Putini poolt tehtud. Kõik on seotud kõigega. Jah, täpselt, aga see on niisugune, ta on ikkagi sümboolselt selle osa. Jumal küll. Ma ei tea. Sellest paneme saateks pealkirja. Raadio 2 õhtune vöönd. Selle kaotamise taga on Putini karvane käsi. Eesti ESO.